Tere! Oleme siin kaunis linna Selvas, kus viisime läbi just ühe e-sporti triatloni ja nüüd tekkis meil võimalus rääkida Elva valla spordijuhiga ning samal ajal ka meie edu ja selle mentoriga, Madis Šumanoviga. Tere, Madis! Tervist! Sa oled kuulus eelkõige korvpallurina, aga missugune on sinu suhe e-spordiga? E-spordiga on mul päris pikk suhe, sellepärast et mängimisega ma alustasin väga noorelt, et tegelikult 4-aastaselt, aastal 1992, kui ma Viru-Nigula vallavalitsuses, mul ema töötas pearaamatupidajana ja siis seal olid esimesed arvutid, kus siis olid ka esimesed mängud peale. Ma 4-aastasena käisin ema juures, töö juures kaasas ja siis mängisin seal esimesi neid arvutimänge. Et ma mäletan, et oli selline kulla kaevamismäng, kus pidid lükkama siis neid kaevanduskärusid eest ära, et saada seal nagu tunnelites selle kulla kätte. Et see on mul elu lõpuni meeles. Aga armastus arvutimängude ja konsoolimängude vastu jäi minu jaoks sisimasse kohe alguses, et mäletan Sega Mega Drive oli, mille ma sain. Ja see oli nagu selline tõsisem sellel ajal sugulase käest tostsime ära nende jaoks see vanaks ja nemad kasvasid nagu suuremaks. Ja ma mäletan, et arvuti peal oli FIFA 2000, oli esimene selline tõsine mäng, kus ma olin kindlasti nagu Viru-Nigulas kõige kõvem mängija tol hetkel. Et ma mäletan, et ma võtsin kõige kehvema võistkonna ja mängisin Brasiilia vastu siis kõige raskema taseme peal. Ja siis poisid tulid minu juurde vaatama, kuidas ma siis neid võitsin ikkagi kõigi nagu miinimumtärniga versus maksimumtärniga. Ja sealt edasi, kui ma Rakveresse kolisin, siis ma sain sõpradeks kuttidega, kes panid mulle CS-i peale, CS 1.5. Ja ma mäletan, et alustasin siis mängimisega 2003 või isegi 2002 võis olla. Ja siis tuli 1.6 välja ja Steam ja ma mäletan, et seal sai mängida ikka kõvasti tuhandeid tunde ja sai ka võistlustel käia Kalevi spordihallis e-sports Arena 2004 oli siis. Et oma meeskond oli mul ja mängisime ikkagi nagu võidu peale, et auhinnad tol hetkel küll ei olnud veel nii nagu, mis olid nad nagu mujal maailmas. Eestis sa võisid võita lihtsalt kas siis hiiri, klaviatuure, monitore, võib-olla mingid kinkekaarte. Aga see oli ka nagu kõik, et päris sellised rahalisi auhindu ei olnud. Aga samal ajal ma tegelesin spordiga ja ma mäletan, et Counter-Strike Source oli ja ma mängisin Eesti tasemel tol ajal ikkagi veel üpriski hästi, et ma mängisin Eesti parematega koos. Aga tol hetkel ma hakkasin saama juba ka palka korvpallis, ehk siis stipendiumit. Ja siis minu jaoks nagu see profi taseme püüdmine lõppes ära, sest et mul hakkas siis tegelikult juba sissetulek tulema. Et selline nagu lühike ülevaade, et kuidas mul e-sport on olnud kaasas, et ta on siiamaani. Ühesõnaga nagu klassikaline sport, e-sport on nagu sinu elus pidevalt käsikäes käinud? Absoluutselt. Aga oskad sa siis nagu, või kuidas sina seda näed, mis vahe on e-spordil ja klassikalisel spordil või on neil üldse mingisugune vahe? Vahe on, võib-olla kõige rohkem vahe on selles, et üks toimub kas siis virtuaalsemalt ja teine toimub siis selles suhtes reaalsemalt, et ta on nagu käega katsutama mõnes mõttes. Tegelikult see võistlusmoment ja see kõik on ju seal samas, see kirg on seal sama, närvide mäng on sama, et see ettevalmistus samamoodi. Selleks, et sa oleksid maailmas või Euroopas tasemel, selle jaoks on sul vaja sinna panna tuhandeid tunde, lihvida oma tehnikat parimaks. Ja samamoodi on sul ka siis nii-öelda klassikalises spordis. Sa teed täpselt samamoodi ühte ja sama harjutust,
ühte sama liigutada, ehk siis korvpallis ma harjutan ühte sama petet ka tuhandeid kordi, et seda siis nagu viluda enda jaoks. Aga mis nendel see vahe ongi võib-olla see, et nad toimuvad erinevas keskkonnas. Et tegelikult samamoodi e-spordis sul loeb see reaktsiooni kiirus, sa pead olema fokusseeritud mingi aja kuskil tund 30 täielikult. Et või mõnes mängus isegi rohkem. Et kui veel lähevad lisaajale mingid mängud e-spordis, sa pead olema näiteks 3 tundi valmis olema täielikus fookuses. See nõuab tegelikult mentaalselt kõva vastupidamist. Samas see nõuab ka sul füüsiliselt head vastupidamist. Kui sul füüsiline nõrk, siis sa seda 3 tundi vastu ei pea. Ehk siis tegelikult täna on ka e-sport jõudnud juba sinna, et sa pead olema ka füüsiliselt heal tasemel, et sa seal ka nagu paremini suudaksid esineda. Ehk siis ma arvan, et see vahe jääb tõesti ainult sellele, et see keskkond, kus see toimub, on erinev. Aga täna tegelikult juba see, et on need, sa istud ratta otsa enda kodus ja sõidad ja sa saad samamoodi seal siis võistelda teiste ratturitega. Minnakse ju grupistardid, individuaalstardid on samamoodi on sõudmises, eks, kus täna tegime sõude ergomeetri peal võistlust, aga tegelikult seda saab ka teha internetis. Samamoodi suusa ergomeetrid jooksulindi peal. Et nende kõikide jaoks on täna juba välja mõeldud erinevad võistlusvõimalused. Ma arvan, et see vahe ongi juba muutumas tegelikult õhkõrnaks, et lihtsalt see keskkond, ma arvan, ongi see vahe. Aga oskad sa ka öelda, et milliseid omadusi on inimesel vaja, et e-spordis läbi lüüa? Ma arvan, täpselt samamoodi nagu klassikalises spordis on e-spordis kõige olulisem järjepidevus. Ehk siis see, et kas sul on talenti, seda me ei tea. Seda ei saa nagu määrata, see on kas sulle antud või mitte antud. Aga see, et kui palju sa panustad sinna ajaliselt, ja kui tihti seda teed, et ma arvan, et kvantiteet ongi kõige olulisem ja loomulikult kvaliteet ka, et sa teed seda täie pühendumusega. Et sa ei peagi tegema 8 tundi päevas seda, aga kui sa teed näiteks 3 korda 45 minutit, aga täie fookusega, siis sellest võib olla palju rohkem kasu. Loomulikult on vaja harjutada ka pikemas võtmes, et sa teedki mingi 5 tundi, sellepärast, et mõnikord võistlustel läheb niimoodi, et sa ei saagi, sul ei tulegi pausi sisse. Mängitakse mitu erinevat kaarti või oleneb, mis distsipliinist me räägime, millisest mängust. Aga võib-olla sul ei tekigi neid suuremaid pause, tekivad väiksed pausid ja jälle kohe edasi. Et samamoodi ka korvpallis on selliseid turniire, kus sa mängidki terve päev ja samamoodi e-spordis. Et ma arvan, järjepidevus on kõige tähtsam. Muu tuleb kõik, sellepärast, et e-spordis, nagu ka klassikalises spordis, on lihasmälu. Ehk siis see, kui hästi sa harjutad oma lihasmälus selle elemendi, mida sa siis selles mängus vajad. Et see liigutus, mis seal mängus tuleb, samamoodi sul peab olema see lihasmälus sees. Et peale järjepidevuse ongi talent ja reaktsiooni kiirus, võib olla taktikaline mõtlemine veel, kui nagu minna veel detailsemaks, aga need tulevad kogemusega. See taktikaline mõtlemine tuleb kogemusega. Kui sa oled mänginud 80 tundi või sa oled mänginud 800 tundi, seal vahel sa õpidki, aga sa pead olema järjepidev. Mõne jaoks läheb vaja 8000, et ta jõuaks sinna, kus mõni mees on või naine on jõudnud 800 tunniga. Aga see ongi see õppimisomadus on erineval tasemel. Ja loomulikult oleneb see, et kellega sa mängid. Et kui sa mängid kogu aeg samasuguse tasemega, samasuguste inimestega või siis endast nõrgematega, siis sa ei jõua nii kaugele. Kui sa mängid endast tugevamatega ja õpid neilt, siis sa ise ka arened. Sa peadki kaotama selle jaoks, et endast paremate vastu mängida ja see kõik täiendab sind. Aga
Sina kui ikkagi professionaalne sportlane, ma kujutan ette, et professionaalses spordis on ikkagi mingisugused reeglid, on vaja ikkagi kuidagi tajuda, et enda tervist mitte ära rikkuda. Aga kuidas seda sama teha e-spordis, et nagu sa ütlesid, et olla järjepidev, kuidas ikkagi säilitada ka enda tervist? Tervist saad säilitada sellega, et ma arvan, et sa pead toituma hästi. Sa pead jälgima seda, mida sa sööd. Sest et seal on nagu, e-spordis on ju väga palju istumist. Loomulikult tänapäeval need elektrilised lauad või sellised lauad, mida sa saad tõsta ka füüsiliselt, eks, mingite jalgadega. Et sa saad tegelikult ka ju täna tõsta tegelikult laua püsti, et sa ei pea kogu aeg istuma. Et vanasti neid ei olnud. Aga nüüd on, et ma arvan, et väga palju on ka sellel sinu peale toitumise siis sinu keha asenditel, kui palju sa pühendad oma kehale seda aega, et füüsis oleks korras. Et ma arvan, et see on väga oluline, aga kindlasti toitumine, sellepärast, et tänapäeval kahjuks on nii, et e-spordi pildis toimetavad ka lisaks tervislikule, toimetavad ka ebatervislikud asjad. Ehk siis ma ei taha siin vett peale tõmmata. Loomulikult energiajoogid on populaarsed ja mõnes hetkes nad on väga vajalikud meie jaoks. Ja seal on ka koguse mõttes on vaja olla nagu hoolikas. Sellepärast, et kui sa ikkagi seda nagu väga palju tarbid ja sul selle tõttu pulss kiireneb, vererõhk tõuseb ja tekivad ärevushäired, sul on nagu keeruline magama jääda. Eriti kui sa öösiti nii-öelda grindid või väga palju mängid, eks ole, siis ja harjutad. Et siis kindlasti see on nagu probleem, et kui sa sellel ajal tarbid erinevaid energiajooke, nagu, et võib-olla võtad seda matšta teed või mingit musta, mingit sellist head leheteed, sellist orgaanilist mõnusat. Et see tol hetkel on palju parem sinu kehale. Ma arvan, et toitumine ja liikumine, et inimene peab liikuma ikkagi ka, et juba ennast lihtsalt maandada erinevatest pingetest. Et kui sul ikkagi on kontakt maaga, siis gravitatsioon teeb siin oma töö. Et kui sa liigud ka, siis see kõik parandab sul seda tervist. Ühesõnaga, ehk siis peale pikemat pela võiks ikkagi metsaga jooksma minna? No see oleks ideaalne, aga lihtsalt jalutada on ka väga okei. Või vähemalt siis kodus, kui ei saa välja minna, siis kodus saad ka ringi kõndida, isegi kui sul on 10 ruutmeetrine korter. Et sa saad seal ka oma 5 meetrit ühele poole ja 5 meetrit teisele poole teha. Tänapäeval on lihtne, sa võtad YouTube'i lahti või ükskõik ja ta näitab sulle ju lihtsalt mingid harjutused. Aga kindlasti võimelda ja liikuda. Liikumine on kõige olulisem selle juures. Aga räägime võib-olla natuke e-spordi ja Eesti vahekorrast. Eesti on küll e-riik kahtlemata, aga e-spordis oleme kuidagi kehvalt esindatud. Et mida selle hüvanguks annaks ära teha, et ka e-spordis oleks Eesti sama edukas kui digiriigina? Väga hea küsimus. Ma arvan, et meil on päris mitu edulugu tegelikult e-spordi mõttes, aga tegemist ongi indiviididega. On ka võistkonnalaseid, aga need jäävad päris kaugesse minevikku. Kui me mõtleme, näiteks oli siuke võistkond nagu Sync, tiim Sync oli kunagi väga ammu, eks. Et ma võin praegu täitsa aastaga siin eksida, aga ma tean, et selle video kuskilt leiab üles isegi YouTube'ist vist. Aga me räägime ikkagi siin 15 pluss aastat tagasi vast, kas oli 2005 või 2006 või. Et siis oli nagu võistkonnaga edulugu. Nad tõesti mängisid hästi, nad mängisid nagu maailma taseme lähedal. Et nad olid ikkagi Euroopas, nad olid tegijad, ma mäletan. Aga mingi läbimurre ikkagi tegemata. Nad läksid ikkagi, ma nüüd ei mäleta, kas mingi maailmamängud või. Mul endal juba siis oli korvpalliga palju tegemist. Et ma ei jõudnud nagu niimoodi neid jälgida. Aga muidu on ikkagi individuaalsed sellised edulood, mis on nüüd nagu eskaleerunud, eks, et Robin Kool ja nüüd
mul ei tule see nimi meelde, kes selles Dotas oli hästi hea, eks. Aga miks me nagu riigina ei ole sinna jõudnud, et ma arvan, et see peaks riiklikult tulema alt poolt, et ülevalt poolt need otsused saavad tulla siis, kui alt poolt tuleb selline ühine selline koondumine, ühine selline nagu üks rusikas, mis tõuseb sealt alt inimeste seest ise. Et kui nemad nagu koondavad oma jõud, kõik see e-spordi maastik või selline gamingu maastik, mis meil täna tegelikult Eestis on, et kui nad töötavad nagu üks rusikas, siis ei ole kahtlust. Siin on tegelikult olnud aastaid, aastakümneid, on olnud tegelikult erinevad seltskonnad, sõpruskonnad, kes on loonud väga lahedaid võistlusi, väga lahedaid mingeid selliseid õppeprogramme, on tutvustanud seda maailma, on jaganud seda kogemust, aga nad on kõik tegutsenud natukene nagu eraldi. Et kui see 100 inimest nagu kokku võtta, kes on see korraldajate punt erinevates maakondades ja erinevates kohtades, siis tegelikult selle potentsiaal on üüratu. Et kui need inimesed kõik nagu tuleksid kokku ja ühise eesmärgi nimel nagu tegutseksid, siis ma arvan, et sellel ei ole kahtlust. Täna on need individuaalsed sooritused jõudnud nii kaugele, et kõik on jõudnud mingis osas nagu edukaks. Kes on oma mingi tiimiga jõudnud edukamaks, kes on mingi ürituste korraldusega teinud endale nime ja kes on siis seda sõna juba viinud edasi siis meediasse. Ehk siis kõik on nagu jõudmus kuhugi. Et ma olen ise ka selles maailmas ju keerelnud ja mingeid üritusi korraldanud. Et ma tean väga hästi, mis see tähendab, kus ollakse. Et ma usun, et kui see jõuab nagu sealt alt üles sinna riigi juurde, kus siis nagu otsustatakse, siis sellest ei saa nagu mööda vaadata. Kui on numbrid olemas, tegijad olemas, toetajad olemas, mis tegelikult on, sest et nendel kõikidel sõpruskondadel on omad tegelikult toetajad, kellelt nad saavad küsida üritusteks toetusi, on see siis riistvaraga, tarkvaraga, infrastruktuur, auhindade jaoks, eks. Et kui need kõik nagu kokku korjata, siis tegelikult saaks teha ühe väga suure vau-ürituse. Et ma arvan, et see peab sealt hakkama. Sellepärast, et kui vaadata nagu ülevalt poolt allapoole, siis nende jaoks need inimesed, kes hetkel seal on, ma ei taha mitte kedagi solvata, aga nemad hetkel ei tea seda tegelikku pilti. See on nende jaoks nagu tume maa. Et nad ei tea sellepärast, et inimesed, kes on seal eesotsas, nad on sellises vanuses, kus sellel hetkel ei olnud see nagu sellises kohas, kus ta on täna. Ja arvatakse, on eelarvamusi, arvatakse, et see maailm on endiselt selline, et kuule, mis sa passid siin, et mine nüüd parem õue, mine parem mängima, eks. Aga siin tegelikult riskitakse sellega, et see noor või see laps hakkab pigem just vihkama rohkem seda füüsilist aktiivsust, sellepärast, et tal ei lubata seda, mida tehakse. Loomulikult ekstreemseid näiteid on, kuidas see noor ei lähegi enam sinna füüsilisse maailma, sellepärast, et tal on elu tekkinud virtuaalmaailmas. Tal on seal kõik sõbrad ja ta ongi hommikust õhtuni seal ja õhtust hommikuni ka seal. Ja see ongi see koht, kus tegelikult tuleks juba hakata nagu reguleerima seda. Aga seal tasemel, kus nende jaoks on see okei. Sa pead nende inimesteni nagu jõudma. Aga sa ei jõua läbi selle maailma, kus nende jaoks ei ole autoriteete. Ehk siis sa ei jõua sealt väljaspoolt, sa ei jõua temani. Sest tema jaoks on see väline maailm nagu ei ole okei. Aga sorry, ma nüüd läksin kõrvale teemast. Et sinna üles riigi juurde jõuda, et selle jaoks, nende jaoks peabki tulema konkreetselt alt see näide ülesse
mis nagu raputab, nad vaatavad, okei, et sellised inimesed, sellised võimalused, sellised toetajad on juba olemas, neil on nagu struktuur, seda aru. Et kui meil täna nagu sellist struktuuri ei ole ja igaüks ise tegutsebki kuidagi, me teame, et meil on hästi palju mängijaid, väga paljud mängivad, sellepärast, et meil on e-riik, meil on need teenused igas piirkonnas olemas, sa võid olla maal ka, aga sa oled ühenduses kõigiga, eks ole, ja mängidki kõik koos oma sõpradega, sest et võib-olla õues ei ole midagi teha, vähe on elanikke ja igasuguseid piirkondi. Et ma arvan, et see peab sealt alt tulema, sest et ülevalt poolt seda ei tunnetata, sellest ei saada veel aru. Ja teine asi on see, et keegi ei taha teha seda ebapopulaarset nagu otsust, sest et täna on need, kes neid valivad sinna ette otsa. Nemad on ikkagi täiskasvanud ja tahame me või ei taha, aga täna valijad on ikkagi seal 35+ kuni 80 ja edasi. Ehk siis see tuumik on ikkagi seal pensionärid ja siis natuke enne seda keskiga ja keskiga loomulikult. Et need on need, kes valivad. Ja kui sa nende oma valijate jaoks teed nagu sellise väga populaarse otsuse, et hakkad tunnustama nagu arvutitega mängimist, konsoolidega mängimist, et see on okei, siis sind ei pruugita tagasi valida. Et ma arvan, et siin on ka see populaarsuse küsimus. Ehk siis ühesõnaga ei tasu võib-olla seda e-spordi valget laeva jääma oodata, vaid peamegi siit altpoolt ise tegutsema hakkama. Absoluutselt seda, mida vaikselt nüüd tehakse. Natuke veel eraldi seltskondades, aga tehakse. Aga sina kui Elva valla spordijuht, kas ka väike Elva linn saaks midagi Eesti e-spordi hüvanguks ära teha? Ma arvan küll sellepärast, et me saame näidata, et me oleme, Elvas on see, et siin ei ole seda probleemi eriti. Sest et siin on kaunis loodus, siin on head tingimused spordiga tegelemiseks ja siin nagu ma rääkisin enne ühe poisiga, kes palju on seda sama e-spordi mängu mänginud ja väga heal tasemel Eestis, siis ma küsisin, kas ta saab ka tulla läbi siit ürituselt, et korra vaatama seda triatloni üritust. Siis ta ütles, et sorry, et ma lähen jõusaali, ja pärast lähen mingi sõbra sünnipäevale, et ei saa tulla. Aga ta ütleski, et ei ole eriti enam mänginud, et ta on hakanud jõusaalis käima näiteks. Siin ei ole seda muret, et võib-olla lapsed liiga palju istuksid seal. Kindlasti on üksikuid näiteid, aga ma arvan, et massiliselt seda probleemi ei ole. Aga mis me saame teha, on loomulikult see, et me saame näidata, et täna on see maailm, kus tegelikult noored aega viidavad. See on nende jaoks see maailm, kus nad infot vahetavad. Kes mängib telefonimänge, sest et see on ka juba e-sport täna, et telefoniga ju mängitakse ka võistlustel ja suurte summade peale, 10, 100 000 eurodeks. Ja tegelikult juba ka inimesed toetavad seda. Selles suhtes, et nende laste vanemad toetavad seda mängimist, sellepärast, et nad ostavad neile kas siis selle mängu telefonis. Nad ise ei teagi, et nad toetavad e-sporti, eks ole. Või siis nad ostavad seal mängu sees juba mingeid erinevaid pakette, et kas siis teist värvi mingid riided selga või mida iganes, mis see digisisu seal on. Et täna tegelikult juba sellega tegeletakse lihtsalt nii, et nad ise veel sellest täpselt aru ei saa. Aga mis me saame teha, ongi propageerida lihtsalt seda, et see on täna siin ja sellel on suur tulevik, sellepärast, et arvati, et see on mull umbes 10 kuni 5 aastat tagasi umbes 2016, 2015. Ma arvan, et oli selline, et et numbrid on nii suureks läinud, nii palju panustatakse auhinnarahadesse lihtsalt reklaami eest, eks ole, et sinu logo oleks, et sa oleksid peasponsor, üüratud summadeks ja miljonid nagu, eks. Aga see ei lõppenud ära. Et 5 aastat
ja natuke rohkem on need summad tegelikult kasvanud. Võistlussarju on tulnud juurde ja investeeritakse ikka veel edasi, investeeritakse meeskondadesse, investeeritakse võistlustesse, investeeritakse infrastruktuuri, et luuakse veel nagu selliseid keskkondi juurde, kus seda mängida. Et kasutatakse seda kui sporditurismina. Ehk siis on mingid linnad, kes juba tegelikult naudivad seda võistlust, sellepärast et see raha, mis tuleb siis nendele teenusepakkujatele, kes pakub majutust, kes pakub toitlustust, mida iganes, eks ole, kes meelelahutust, siis see rahvamass, mis tuleb seda üritust külastama, neile meeldib aega viita, neile meeldib lõbutseda, neile meeldib head toitu süüa, neile meeldivad head tingimused, sellepärast et tavapärane selline mänguhuviline ja geimer on tegelikult keskmisest parema palgaga või nagu heal tasemel tegelikult. Et need, kes on nii-öelda nagu need fännid, eks ole, et kes nagu jälgivad seda Twitchi ja kes jälgivad võistlusi, et nad on heal tasemel. Et tänapäeval tegelikult see on nagu sporditurismi osa. Siin on lihtsalt, mis mina kui spordijuht kindlasti teeks, oleks see, et ma sooviksin hästi palju seal nagu seda tervist ja liikumist propageerida läbi selle e-spordi. Et just noortele viia seda sõnumit läbi nende enda kodumaailma, mis on nende jaoks nagu okei maailm, kus nad võtavad seda infot vastu. Et kui sa lähened läbi nende lemmikmängude ja läbi nende lemmiktegevuste, nende iidolite, siis sul on võimalik neid mõjutada ja mõjutada tervislikule viisile. See ongi see koht, kus sa jõuad nende noorteni, kes täna ei käi võib-olla trennis või kes millegi pärast trenni jätavad katki ja sukelduvad rohkem sinna virtuaalmaailma. Aga seal on võimalik ka luua seda tasakaalu, et korraldada erinevaid koolitusi nende ürituste raames, et kuidas parandada tervist või mida tarbida õhtuti, kui sa tahad veel mängida või kuidas nagu piirata seda ajaliselt niimoodi, et sa lihtsalt ei löö seal aega surnuks, vaid et kui sa teed seda, siis sa teed seda mingi eesmärgiga või siis on sul lõõgastus. Sa pead kuidagi endale selle nagu siin mutrite vahel selle nagu paika saama. Et mina võtaks seda kindlasti missioonina parandada nende noorte tervist ja muuta neid teadlikumaks nende enda keha suhtes ja kindlasti, et nende meel oleks ka nagu korras, et seda tasakaalu luua. Nii, aga intervjuu alguses sa rääkisid, et noorena olid sa nagu päris korralik e-sportana võib nii öelda. Aga kas praegu juba täiskasvanud inimesena, kas leiad ka veel aega, et ikka mõni mäng õhtul, võtad arvuti lahti ja leiad aega? Kas leiad aega? Ma pigem ei leia. Et ma arvan, et võib-olla keskmiselt korra kuus. Võib-olla vahepeal on nii, et 2 kuud ei jõuagi üldse või 3 kuud ei jõuagi üldse. Lähebki näiteks terve suvi läheb mööda või terve kevad läheb mööda, eks. Ja siis võib-olla satub niimoodi, et mul on nagu seda aega, et kas ma olen üksi kodus mingid päevad ja siis ma saan, see on minu jaoks ka ikkagi nagu mingil määral lõõgastus, sest et mul on seal sõbrad, kes on mul ka päris elus nii-öelda sõbrad, mitte ainult siis interneti teel, aga on ka neid, keda ma polegi näinud kunagi. Neid on vist väga vähe tegelikult tänaseks. Võib-olla ei olegi, aga on need, kellega ma koos mängin. Täna, kui ma mängin. Et mingid on jäänud ammusest ajast, kui ma alustasin sellega. Ja siis on tegelikult need, kui ma Rakveresse kolisin ja kes mulle selle mängu nagu andsid, et kuule, et see on hea mäng, et mängi seda. Et nendega koos ja nad on mul ka tegelikult sõbrad, et nendega koos mängime. Selle jaoks ei pea keegi kellegile külla minema, vaid me saame distantsilt seda nautida. Ütleme nii, et ikkagi vähe. Aga kui sa ikkagi leiad selle aja, siis mis su eelistused on, mida sa mängid? Minu eelistused on
Counter-Strike, eks ole, kindlasti Global Offensive, CSGO, spordimängud on NBA, on UFC, UFC-d ma jälgin seda liigat ka ja loomulikult NBA-d, eks. Aga League of Legends nüüd oli kunagi, vahepeal oli rohkem, nüüd tegelikult pigem mitte. Aga ma arvan, et CSGO, NBA ja UFC, need on nagu sellised peamised võib-olla, mida. Rallimängud ka mulle meeldib, aga mitte nii järjepidevalt ilmselt. Kas saad äkki avaldada meie vaatajate jaoks, et mis su CSGO rank on, kui sa just saladus pole? Täna on ta Master Guardian 1 või 2 vist oli. Sellepärast, et ma mängin nii harva, et ma mäletan, et sealt Supreme tasemelt ma hakkasin, jäi paus vahele ja siis uuesti sain rängi, sain madalama rängi. Siis mängisin uuesti, sain rängi tagasi, jälle madalama rängi. Sest kui ta annab, siis ta annab nagu ränk madalama. Ja siis ta on niimoodi kukkunud, et ma mäletan, et täitsa seal Novas olin vahepeal mingi. Ja siis nüüd hiljuti, mul oli puhkus ja siis mul oli võimalik mängida. Ja siis ma sain Gold Nova, nüüd on ta Master 2, aga ma arvan, et tase on seal ikkagi Globali juures, et kuskil Global ja Supreme. Et kui ma harjutan, siis ma kindlasti selle saan. Tasub mõned mängud teha ja siis juba näeb päris häid asju. Aga selle jaoks on ikkagi vaja järjepidevalt harjutada. Et kui ma saan pühenduda, siis tuleb. Aga siis lõpetuseks soovin sulle, et sa saaksid oma ränke tagasi ja sooviksin ka edu ikkagi Elva vallas nii spordi kui ka e-spordi arendamisel, mis on kindlasti väga tähtis missioon sinu jaoks ja tegelikult kogu Eesti jaoks. Aitäh ja ma püüan kindlasti seda teha. Suur tänu sulle, et leidsid aega.